No tervist! Täna siis väike idee tuli, et tagurduskaamerast või parkimisandurist on veidi puudu, sest see telliskivi on päris suur, pikk. Ja mõnikord ma lihtsalt väga ei viitsi vaadata peeglidesse, kui kaugelt see auto, post, mis iganes seal on. Ja sellepärast saigi tellitud siukne jonn. See on siis odav mingi lahendus, kus me saame lisada peegli, kus on mingi kaamera, mis filmib, mis ees toimub, videoregistraator ja siis kuskil siin tuleb vist siinpool, jah, ekraan on siinpool, tagurduskaamera ja üldpilt kuidagi võiks olla, vot, ma ei tea, ta ei mahu siia, väga hea. Vot umbes kuidagi nii, perse, ta ei mahu siia, Volvol on väga suur, okei, kuidagi ma ikka mahutan teda sinna, see ei ole väga suur probleem. Eile ma juba vaatasin, et see töötab. Ta ei ole Type-C, ta on mingi Type suurem. Siin on meil kaamera. Vaatasin, et mingi pilt tuleb, see on kaamera kinnitus. No ma ei tea, milleks mul mingi USB pulgad andsid. See on SD. Micro SD USB. Üleminek. Okei. Aga mul arvutis on väga hea. Eks siis see on toide. Seda me peame kuidagi paigaldama, teha see pistikute alla. Ma arvan, Volvos siuksi ei ole. Mul on kõik suuremad vist. Okei, ma lõikan ära, panen kokku. Siin mingi kinnitus veel. Okei, siis mis meil on teha? Meil on ainult kokku panna. Vaatame, palju tolku sellest on, kui hea värk see on. Ma arvan, et ma kõik panen siit ilusti kuskile siia. Aga isegi otse sealt kuskil võtame voolu ja kõik. Vihmaandurist. Ei saa vihmaandurist võtta, ma tegin nalja. Ja kaamerat vedame läbi lae. Ma arvan, et hakkame pihta. Mingi vahelised etapid ma filmin. Loodame, et ma saan kuidagi siia külge. See on päris suur junn. Ikka kuidagi saab. Liimime kinni kas või. Umbes kuidagi nii see võiks välja näha. Et tuli välja, et ma peaaegu sain teda nii palju siia poole, et isegi kaamerat on näha. Nüüd see on ajutine toite, mis me praegu proovime sütel sigareti sütest. Mul on normaalne süte. Chinatown ei taha tööd teha. Sonda. Please insert. Me näeme midagi. See on eespilt. See on toide, mis hakkab tema omale. See on siis kaabel. Ma arvan, et punane on puhtalt selleks, et kaamera saaks aru, et tagumine käiks sisse ja siis impulss tuleb siia vist.
Oba. Nüüd meil on vaja kaamerat. Ja kaamerat me peame panema kokku vot selle pistiku. Siin meil on nüüd uue laivi saab teha. Ilmselt ta peab minema siukseks. Ma ei tea, kas ma nüüd teen teile videosi pardakaamerast või ei tee. Kuidas liikumine Tartu linnas toimub. Ta võiks kirjutada 10-50 punkti. See läheb otse pagasnikusse. Mitte see, teine. See toide võtan kuskil siit. Siit kuskil midagi võtame, kus on elektrikruvikat on vaja. Võtame eelsüüdest ja peaks olema chill grill. Aga okei, näeme. Umbes vot siuksel näol ta praegu välja näeb. Mis me saame siis öelda? Seisab enam-vähem. Silma ei torka. Juhtmestik veetud lae alla. Siit me võtame toidet ja massi. Maandust. Siin laest on veedatud juht selle kaamera juhe. Kaamerat ma panin siia numbri valgustamise aluse külge. Siin sai väike auk tehtud, siis muidugi ma seda enne lõpppaigaldamist panen liimiga kokku. No selle sulava liimiga. Selleks, et siia ei tuleks vett sisse. Tagurduskaamerat signaali võtame tagumisest tulest ja põhimõtteliselt tundub nagu kõik. Aga panen kokku ja siis näitan lõpptulemuse. Näitan, kuidas siis veel selle toidega üldse selle mänguasja toitmist me võtame siin testkruvikaga, vaatame, kus on süütelukustvool, mitte pidev pluss. Näiteks siin kuskil. Kindlasti me võib-olla saame mingi sellest äkki. Vaatame, kas see on süüteluk või see on pidev. Massi ka. Massi leiab mis iganes kus. Seega sellega pole probleemi. Ja ma arvan, natukene paneks juba kokku teda. Mugavam oleks teha. Kuidagi nii see paigaldus käib. Siis ennem kui hakkan paigaldama just toide ja siis tagurduskaamera juhtmestiku lõppviisil paneme kokku need lae, mis me võtsime lahti. Ja siis juba on ilusam mugavam teha. Ehk siis Oti. Me tuleme siia. Paneme süde. Tagumine käik.
helesinine, siis hall, need on siis vist kabarid ja helesinine meil on siis tagurduskäik vist. Proovime. Nüüdseks me teame, et helesinine juhe meil on tagurdusjuhe ja sinna külge meil läheb muidugi. Päris raske kõik teha ilusti. On siuke ta on. Siit ta tuleb. Panime kinni. Nüüd siin kõik siit ära. Siia. Siit me peame seda vist kuidagi pikendama. Teeme uue juhe. Õnneks seda kraavi mul täitsa olemas. Seda teebime kinni. See jätame siia ja viskame pärast toidad. No, juba on uus päev. Nüüd on pühapäev. Eile ei saanud lõpetada. Nüüd ma olen veits soojemate riidedega. Ja vaatame, millega eile lõppes siis. Teeme auto lahti. Siin ta on. Siin juba kõik kokku pandud. Kuidas me siin näidame? Siin on mitte ainult teibiga, aga veel jootekolmiga tehtud. See plastikjuni läks katki. Võib-olla ostame midagi. See tuli. Okei. Teeme siis väikse cold starti. Praegu -4. Vaatame, mis käivitust ta meile toob. Mingi 3 sekki ta ketras. Kui ta -15-ga sama asja teeb, siis on täitsa ok. Vähemalt viskab õli natukene laiali, enne kui käima läheb. Ma arvan, et pigem see on normaalne. Rohkem sinna uurima ei hakka, sest pole vast väga mõtet. Vaatame, kas Kero läks tööle või ei lähe. Ja muidugi, see veel ei tööta. See on siin juba kõik sees. Siin ta on paigaldatud. Siin on teda natukene näha. Meil jäi ainult siin seda momendi ära ühendada. Selleks ma siin otsin välja, kus on süütelukk, mitte pidev pluss, selleks, et voolu oleks seal ainult siis, kui on, nii-öelda auto töötab süüde sees. Selleks, et aku ei oleks tühjaks läinud. Aga okei, las ta soojeneb praegu. Ja siis juba näeb,
vähemalt natukene soojemaks juhtmed lähevad, siis on kergem neid puutuda ja vähem ohtu, et katki lähevad. Vot nii umbes jah. Laseme autot soojaks selleks, et juhtmedest vool läbi käiks, nad mingi aeg nad lähevad soojemaks, siis on vähem ohtu, et lähevad katki. Sest eile plastikut ma üritasin ilusti lahti teha, aga ja külm -kraadid ja enne ma natukene lasin soojaks autot, aga tagumik ja seal on vähem sooja ja siis kui kõik uksed laiali olid, siis ta külmus jälle külmus. Okei. No, tuba on natukene soojaks lastud. Isegi mingi 20 minutit vist käis. 20 minutiga me saime umbes nii palju tempi kätte. Salong on juba, siin on enam-vähem soe. Ja kahjuks teeme ukse lahti ja teeme elektritööd edasi. Siin on meil väga palju juhtmeid, kuidas me saame teada, mis on pidev ja mis on süüdevõtmist. Siis kui näiteks süüde on väljas, siis voolu ei ole, kui süüde on sees, siis voolu on. Siukse lisavarustuse mõistlik panna sinna, kus on vool ainult siis, kui süütelukust voolu tuleb. Aga siis, kui süütelukk väljas, siis tarbimist ei ole. Võtame massi, vaatame praegu, kõik on pime, vaatame, punasel on, kollasel ei ole. Kollasest tulevad väiked juhtmed, kus me saame näiteks kuskile sisse lõigata ja plussi ära võtta. Vaatame, paneme, on, ei ole, on, ei ole. Okei, väga hea. Siis me lõikame selle halli juhtme sisse ja siis me saamegi pluss süüdest. Nüüd meil on vaja võtta kuskil massi. Massi võtmiseks meil on erinevad võimalused. Näiteks kui teil on nii siukne hea tõesti kruvikas, te saate vaadata, kus ka on mass. Näiteks me proovime teha nii. Ma väga loodan, et ta sai seal midagi. Siis me paneme opa. Näiteks võtame vot selle poldi. Meil on miinas. Ja meil on miinas. Ja me leidsime, kuhu me paigaldame miinusklemmi. Kas siia või siia. Aga okei, teeme siis selle asja ära. Ja vaatame, kas hakkab meil tagurduskaamera töötama või ei hakka. Mis ma olen teinud, sama asja ma tegin tagumise tule signaaliga, mis läheb sinna selleks, et ta saaks aru, kuna on vaja teha pildi suuremaks ja tagurduskaamerat näidata kogu aeg suure pildina. Siin ma lõikasin põhimõtteliselt siid, pärast lõikasin vot nii ja sain ilusti mitte midagi mitte kahjustatada ja selle juuniga ma lükkasin sisse. Nüüdseks me saame selle jube peenikese juhtme sealt läbi tuua ja ringi keerata. Siis pärast tilka joodet panna ja peaks olema okei. Kohe vaatame, mis juhtub. Enne kui joota hakata, paigaldame maandusse. Siin kõik väga ilusti teeksime. Nii. Vaatame, et ta väga ei loperdaks siin. Et kontakt oleks hea.
nüüd me võtame nii hea jupp, et ma mõtlesin, ma jätan endale tulevikus äkki kuskil läheb vaja. Ja mis me siin näeme? Salam aleikum. Meil on siis siin ja kui paneme taguminegi. Oho. Me nüüd näeme, mis tagant toimub. Väga kõva. Haha. Shut down after 10 seconds. Pagani sonda. Väga hea. Väga hea. Nüüd joodame see koht kinni. Me isoleerime teda teibiga. Ja ma arvan, et päris okei. Jootmiseks soovitan kasutada siukest jootepastat. Ma ei tea, see on ostetud mingi vist seal, mis ta on, tööriistamarkid ta on, siis külm. Siis me saame seda siia panna. Ja siis kolbiga nüüd saab ilusti ära jootata kinni. Selleks, et oleks pidev kontakt, ei midagi ei logiseks ja midagi, sest kõik, mis on elektriga seotud, elektrijuhtimisega peab olema väga hea kontakt. Kui kontakt on lahja, loperdab, võib midagi põlema minna, siis kas mingi aju põleb maha või mingi komponent ära särtsestab ennast. Ühesõnaga, et kui kontakt ei ole hea, siis võib juhtuda väga palju probleeme. Ja seda plokki vist peab pärast kuskile kinni panema, et ei loperdaks mul seal. Okei, aga teeme ära, näitame tulemuse ja siis jätkame. No umbes siukne tilvekene tuli välja. Igaks juhuks muidugi kontrollime, kas paganisonda tuleb. Paganisonda tuli. Wait 10 sekundit. Aga okei, nüüd isoleerime teibiga ära ja siis paneme kõik kokku ja kõik. Ja muidugi mis ma unustasin teha, filmida lõpu. Täitsa tavaline, mis ma võin teha, sest ma lihtsalt panin kõik kokku ja läksin koju. Seda nagu filmi lõigata, mingi, ühesõnaga töödeldada selle video. Aga lõpp jäi filmimata ja siis ma soojast voodist pidin jälle panna riidedesse ja minek. Aga okei, nüüd väike sõid, nii-öelda tuleme kodu juurde ja siis kohe pidurdame ja meil on vaja lülitada sisse tagumist käigu ja selleks, et parkida. Ja selleks, et parkida, meil on nüüd tagurduskaamera. Ja nüüd vaatame, kas see aitab meid või ei. Tagumine käik, vaatab põrandasse, suurepärane. Ja ta väga põrandasse vaatab. Sekund aega. Tavas olukorras meil on kogu aeg ees kaamera
nii-öelda kui mikro see kaart on sees, siis ta filmib seda ja siin me näeme ka mingi tagurduskaamera pildi, ta on kogu aeg aktiivne ja vist ta filmib ka seda. Nüüdseks, kui me vajutame R-käigu, siis me näeme, mis meil taga toimub. Muidugi te ikkagi niikuinii peate kogu aeg peeglit kasutama. Küljepeeglid selleks, et ainult kaamerat usaldada ei tohi. Ja põhimõtteliselt meil on rohkem näha parema külje, aga no vot nii-öelda, näiteks nii rohkem meil ei tohi sõita. Lähme vaatame, palju reaalselt taga on veel ruumi. Taga on veel väga palju ruumi. Ja kui me teeme tagumist käiku, siis ei ole rohkem mitte midagi. Nüüdseks me teeme nii. Kõik uus. Aga okei. Kaamera paigaldatud, ta kindlasti suureks abiks on. Ja loodame, et see Hiina värk toimib ilusti. Siis rohkem mul pole midagi öelda, et järgmise kohtumiseni. Aitäh, et vaadate ja nägemist!